Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaatame, mida toob siis nädal 22. kuni 28. detsember, jõulunädal kõigile meile. Tegemist on siis kollektiivse lugemisega ja valmis on mul pandud siis selleks nädalaks 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid ka siit endale siis kaasa korjata sinuga haakuvad ja olulised sõnumid, mis sa tunned, et hetkel sinu jaoks ei ole. Lase see endast lahti, jäta see kellelegi teisele. Iga nädala energia video lõpus on meil toimumas ka selline mäng. Sellest mängus saad vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ning siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad sinna klikata, video hüppabki kohe lugemise juurde, mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Enne kui ma alustan, ma tahan sulle öelda, mida toob aasta 2026, selline lugemine on juba tiiutarot.ee kodulehel üleval, et kui sa tahad piiluda siis natukene ka järgmist aastat, et mis aasta sulle toob, siis seal on valikaart stiilis video, mida toob aasta 2026 ja seal on palju ka teisi erinevaid videosid erinevatel teemadel tiiutarot.ee leheküljel. Siis lähmegi meie siis selle nädala lugemise juurde. Me alustame siis müntide 2-ga tagurpidi, surmakaart tagurpidi, õnneratas õigetpidi, mõõkade 9 õigetpidi, erak tagurpidi, hiromant tagurpidi ja mõõkade rüütel õigetpidi. Okei, meil on selline omajagu suuri kaarte siin, päris võimas nädal on tulemas, et suuri kaarte on lausa 4, nendeks on siis surm, õnneratas, erak ja hiromant. Küll aga, kui me algusest alustame näiteks siit esmaspäevast, meil on müntide 2 tagurpidi. Müntide 2 on nagu selline teeme asjad ära nagu kaart. Otsustan ära, teen ära, otsustan ära, teen ära. Et meil ei ole mõtet venida, üle mõelda, edasi lükata, mõelda mingit teist plaani või alternatiivset rada. Tegelikult plaanid toimivad ja tegelikult sa mõtled juba õiges suunas ja sul ei ole vaja üle mõelda ja ega ka nagu oodata mingisugust maagilist õiget aega. Tegelikult müntide 2 ongi aeg õige. Aga müntide 2 tuleb lihtsalt võtta vastutus ja hakata asju otsustama ja tegema. Et müntide 2 võib ka tähendada liiga paljude asjadega korraga tegelemist, eks ole, mis on loogiline meil siin enne jõuluaega, 100 asja vaja ära teha, 100 kingitust on vaja osta, eks ole, mingid jõuluplaanid vaja paika saada, võib-olla enne sellist puhkusaega ka nagu kõik miljon tööasja teha nagu ära. See on loogiline kaart nii-öelda, ütleme niimoodi siia nädala algusesse, aga müntide 2, kui ta on tagurpidi, ta on natuke kergem, et me nagu teeme asjad kiiremini ära või et me ise ka saame aru, et mida ma venin, ma hakkan lihtsalt kuskilt pihta ja kui meil on liiga palju asju korraga, siis müntide 2 ütleb üks asi korraga, korralikult, võta üks asi ette, tee see ära. Et vaata, kui sa tegeledki nagu 10 asjaga korraga, siis lõppkokkuvõttes sa ei jõuagi ühtegi valmis, sa teed neid kõiki poolikult, aga kui sa võtad ühe asja, siis sa teed selle lõpuni ära ja vot siis sa oled ise ka hästi rahul, et see tekitab meile sellist dopamiini, serotoniini, õnnetunnet, kui meil saab asi tehtud, kui me saame asja nagu laualt maha, kui me saame selle linnukese kirja või siis nii-öelda nimekirjast maha tõmmata nii-öelda selle asja. Ehk siis müntide 2 me soovitangi üldse ka see nädal, et ongi üks asi korraga korralikult, teeme selle ära, otsustan ära, teen ära ja siis hakkame edasi vaatama, et meil ei ole vaja nagu tõmmelda nagu mitme asjaga korraga. Ja müntide 2 võib alternatiivselt tähendada ka 2 valikut, kuna ta on rahakaart, pigem, eks ole, mündid on siuke töö, raha, karjäär, siis müntide 2 mõnikord ka siis indikeerib seda, et me valime 2 karjääriraja vahel või 2 töökoha vahel või et 2 sissetulekuallikat näiteks ja need on mõlemad tegelikult väga-väga head ja suhteliselt võrdsed, et müntide 2 ongi mõnikord selline põhitöökoha kõrvalt leiame veel mingisuguse hea sissetuleku või parema teise töökoha, võib-olla siin mõtleme, mida tööalaselt teha, võib-olla on see ka aastalõpu teema sinu jaoks, kuna siin on karjääris tegelikult see nädal päris soodsad kaardid on ju, õnneratas ka indikeerib mingisuguse ülisoodsa ja hea pakkumise sülle lendamist meile, eks ole, õnneratas on väga-väga hea kaart, ahvel siis õigetpidi ka, mis on eriti hea märk on ja ka müntide 2 ütlebki seda, et kui pakutakse, tuleb ära teha, aga võib-olla nagu asjad panna nagu järjekorda, et see nii-öelda prioriteetide nimekiri endale teha, kõige olulisemad, suuremad asjad enne ja siis alles hakkame nagu edasi vaatama, aga üldiselt müntide 2 tagurpidi. See on nagu siuke vastutuse võtmine, et mida ma tegelikult tahan, mis on tegelikult oluline, mis on vaja ära teha, mis on nagu kõige suurem asi hetkel minu elus ja me võtame vastutuse, et ma teen selle otsuse, ma jätkan näiteks sellega, et ma võtangi täiega kätte ja hakkangi ära tegema ja siis
me võtame ka vastutuse selle teekonna ja selle tagajärje eest, eks ole, et mina valisin, mina teen ja ka mina käin selle raja nagu lõpuni, et on väga selline asjalik kaart nii-öelda. Ja nagu ka ära mõtle üle, ära lükka edasi, ära mõtle üle, asjad vajavad tegemist, võtame ühe, hakkame sealt kuskilt pihta ja vot nii ongi. Ja ära lase ka enda ajul nagu pead ajul või peal nagu kuidagi sassi minna, et müntide kahes mõnikord saame mitu head pakkumist korraga ja siis ongi nagu see, et mida ma siis tahan. Võta lihtsalt üks nendest, tee see ära, sul ei ole vaja nii palju nagu kuidagi analüüsida seda, et tegelikult ütlebki, et kõik on hea. Ta ütlebki, et kõik variandid on head, kõik teekonnad on head ja sellepärast ongi raske valida, et kui meil oleks valik nagu hea versus halb, muidugi me teame, mida võtta, mida jätta, aga ta ongi nagu mitu head pakkumist korraga ja sa teed nad kõik järjest riburada pidi väga-väga hästi ära. Seega ära mõtle üle, lihtsalt mine edasi. Üle sa jõuad siin mõelda nendes järgnevates kaartides küll ja veel, eriti kui meil tuleb surmakaart tagurpidi järgi. Surm tagurpidi, see on siia aasta lõppu päris huvitav energia. See on tegelikult puhastamise ja minna laskmise kaart igatepidi. Surmakaart indikeerib, et me oleme jäänud mugavustsooni kinni või mugavasse vanasse kohta kinni. Pigem ma räägin siin praegu töökarjäär või üldse nagu mingid eluplaanid, et siin ei ole nii hullud suhete kaarte väljas või et nagu eriti lähisuhted ja armastussuhted, aga nagu see võib osadele ka olla nagu paarisuhete valdkonnas, eks ole, et see surmakaart ta lihtsalt indikeerib seda, et midagi suurt on ammendumas meie elus ja ka see, et vanad energiat tuleb jättagi vanasse aastasse nagu maha, eks ole, et ei ole mõtet neid endaga kaasa korjata või et vanade mingite draamade küljes rippuda, vana mingi valu või et mineviku mälestused või mingid mõttetud suhted, mis iganes meie elus on olnud. Et vana asja tuleb puhastada, kui surmakaart end ilmutab, kusjuures surm, õnneratas ja hiromant, kõik kolm suurt kaarti ja kõik kolm ennustavad uue suure ukse avanemist. Ja pigem ma asetan selle töökarjäär valdkonda hetkel, kuna väga palju tööenergiat on siin väljas ja peagi on avanemas täiesti üllatuslikult. Õnneratas on alati nagu kuidagi tühja koha pealt tuleb mingi hea asi, on ju täiesti nagu me üldse ei näe seda tulemas, see on ülihea pakkumine, väga-väga meeldiv, on ju. Hiromant tagurpidi tähendab ka sellist suurt karjääripööret või et me hakkame tegelema millegiga, mis on natuke süge ebamugav või uus, aga samas nagu kuidagi põnev ja sa tead, et see on sinu jaoks loodud, aga ma ei ole varem teinud ja ma kardan, on ju. Ja siis üllatus tuleb selles õnneratas ja eelnevalt sellele ongi väga sobilik siia see surmakaart, mis räägib siis vajalikkusest vanast energiast lahti lasta. Me nüüd tuleme sellest mugavast tsoonist nagu välja. Me oleme harjunud hommikul ärkama ühte moodi, sööma ühte sama toitu, käituma suhetes ühte sama moodi, eeldama inimestelt, et jälle ta on selline, jälle läheb nii moodi, eks ole. Ja surmakaart palub meil nagu kuidagi sellest mineviku mustritest ja rütmidest ja nendest ootustest ja endaga nagu käitumisest ja mõttemustritest tõesti nagu välja tulla. Ja surm indikeerib ka kusjuures uue ukse avanemist, tihti ka indikeerib uut töökohta, kui me räägime nagu praktilises plaanis, kes on vallalised surmakaart tagurpidi, alati ongi nagu see, et lase need mõttetud mineviku inimesed lahti, sul on tulemas keegi uus ja parem, nii et surm on nagu puhastuskuur. Surmakaardiga eriti tagurpidi võivad välja ilmuda igasugused vanad tuttavad ja sõbrad. Vanad mingid eksid hakkavad kivi alt välja roomama, mingid mõttetud vanad töökaaslased või sõbrad või nad tulevad iidamast aadamast 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi. Nad hästi nagu kaugest minevikust võivad ka tulla, tulevad tavaliselt, et tšau, kuidas läheb, hästi sellise nagu kuidagi üleüldise jutuga. Ühtegi nendest ei ole mõtet tagasi võtta enda ellu. Mõnikord minevik kordab ennast või mingid situatsioonid kordavad ennast meie elus, et me saaksime nagu lõpuks ometi nagu enda õppetunni kätte, et selle reha otsa ei ole mõtet nagu astuda. Ja oi, kus nad võivad tulla ka nii mesimagusa jutuga, et oi, ma ikka igatsen sind ja kõik oli ikka nii ilus, täiesti mõttetu on ja surmakaart ongi nagu see, et teeme nagu minevikuga rahu. Et miks ta nimi on surm, ta on tegelikult väga oluline pöördepunkt sellesse nii-öelda suure arkaani või suurte kaartide nagu teekonnale ja jadas, et surmakaardis jutumärkides sureb vana osa meist ja meie elust selleks, et saaks jutumärkides sündida uus, et see on nagu siuke fööniksina tuhast tõusmine või siis nagu liblikast, eks ole, et röövik nukkub ja siis selle nuku seest täiesti nagu moondub nagu täiesti uueks olendiks on ju, sealt nuku seest tuleb välja liblikas, eks ole, et see surmakaart ongi see nukkumise hetk,
see, kus me oleme selle kesta sees, vaata me vaatame, mis toimus meie minevikus, seda enam jumala eest, küll enam teha ei taha, kuhu nüüd edasi, kes ma olla tahan, milline liblikas, millised tiivad mul on, kuhu see liblikas lendab, millise õie peale, eks ole, et ta nagu siuke pöördepunkti nagu hetk tegelikult ja et see on nagu inglise keeles on üks hea väljend out with the old, in with the new, eks ole, et see ongi surmakaardi teema, et vanad asjad viskame välja, uued asjad võtame peale, see on suur pööre, suur muutus, kuna ta on suur kaart, siis see võib olla suhteliselt intensiivne. Ja hästi nagu kuidagi selline, et nüüd ma valin endale uue raja ja ka uue elu ja see natuke läheb hästi kokku praeguse sellise kuu loomise nagu ajaga ka, vaata, et kui kuu ennast loob on ja siis me ka loome enda uut elu, et meil on alati nagu võimalik vana puhastada ja alustada uuega. Ja surm läheb sellega hästi nagu kokku. Ja ka meie enda seest minevikust, võib-olla ka isegi unes näed, eks ole, et kuna ta on väga alateadlik ja väga selline sissepoole vaatav kaart, et igasugused mingid vanad eksid, mingid mõttetud vastikud olukorrad, keegi tegi liiga, läks midagi halvasti meie elus, et surmakaardis ka need võivad ülesse kerkida nii-öelda, miks nad ülesse kerkivad, on see, et me puhastame enda sees seda vana energiat ja vana mälestust nagu ära. Ja võid isegi nutta, võid olla vihane, võid olla tunda täielikku stressi ja nagu sellist, aga see tähendab seda, et kui sa neid tundeid tunned, siis järelikult nad tulevad sinu kehast ja sinu DNA-st ja sinu süsteemist nagu välja, eks ole, see on nagu selline puhastumise kaart ja suure pöörde kaart ja mis pööre meil tuleb järgi, õnneratas. Õnneratas on täpselt õigel ajal, õiges kohas, õiged asjad, kõik on õige, eks ole, et õnnerattaga kuidagi tuleb mingisugune hea tööalane pakkumine, tuleb mingi boonus, tuleb mingi rahasumma, tuleb ootamatult palju suurem võit meie ellu, tulevad uued suhted vallalistele, uus kodu, uus töö. Õnnerattaga võib juhtuda kõike. Õnneratas on üks kõige paremaid kaarte kaardipakis. Ta nagu tähendab seda, et õnn pöördub sinu õuele ja ta tuleb väga ootamatult ja üllatuslikult. Me ei näe seda tulemas. Meie istume, mõtleme, kus mu uus töö on, miks keegi mu ellu ei tule, järsku ta on siin. Et see ongi õnneratta energia, et me ei näe seda asja juhtumas ja tulemas ja õnnerattaga kõik, mis me teha saame, on elada enda elu õnnelikult, vabalt, spontaanselt, positiivselt, mitte paanitseda, mitte mõelda, kus ta siis on ja miks ta ei tule, vaid lihtsalt nagu minna vooluga kaasa ja lasta elul ennast üllatada. Ja ka õnneratas tuletab meile meelde, et me ei saa kõike kontrollida. See on väga raske kaart kontrolli vajadusega inimestele. Ja me ei saa kontrollida aega ja saatust, mis ongi kaks õnneratta nagu teemat, eks ole. Saatus on määranud, et täpselt sellel ajal, täpselt õigel ajal, täpselt siis, kui sa oled valmis, tuleb täpselt see õige töökoht, täpselt see õige suhe, täpselt see õige inimene, et need tähed lihtsalt joonduvad nii-öelda ja vot nii ongi, et me ei saa panna seda asja kiiremini juhtuma, me võime küll ise venida ja tõrkuda, aga õiged asjad juhtuvad täpselt õigel ajal, et ta on ka väga hea kaart raha suhtes kusjuures. Tihti ta indikeerib nagu mingisugune suurem summa või boonus või makstakse laen tagasi või et mingid maksud makstakse paremini tagasi, kui sa arvasid. Vaata, siin on nagu kuidagi sellist, et rahaliselt ka õnnega koos, eks ole, sellist tunnet, aga õnneratas, kuna ta on ratas peab veerema. Me peame elus kogu aeg edasi liikuma. Me ei saa, nagu kui ratas ei veere, talle kasvab sammal peal ja sisuliselt see, et kui ratas ei veere ja sammal on peal, see ongi surmakaart tagurpidi, stagneerunud, ühes kohas kinni, teen kõik ühte samamoodi, ise mõtlen, miks mu elu ei ole põnev, kuigi ma ei ole ammu nagu midagi uut üldse teinudki, ja kogu aeg istun selles ühes ja samas kohas ja nüüd õnneratas aitab sul sealt nagu kuidagi välja saada, eks ole, selle pöörde teha. Väga-väga õnnelik kaart ja väga-väga äge kaart ja nagu tõesti naudi seda hetke sulle ja ole avatud, vaata ise ka vastu võtma igasugused pakkumised, võimalused, rahasummad, boonus, mis iganes meie ellu nagu lendab, et me peame olema nagu sellised hästi avatud positsioonis selles õnnerattas ja mitte üle mõtlema. Üle mõelda sa jõuad selles mõõkade 9. Oi, kus see mõõkade 9 on nagu selline, et äkki juhtub midagi hullu kaart, eks ole. Issand jumal, äkki see ei tule välja, äkki kukun läbi, äkki ma ei saa hakkama, äkki blablabla, eks ole, meil on nagu see mõõkade 9 nagu selline, et hirmul on suured silmad ja me nagu kujutame asju palju nagu hullemalt ette, kui see tegelikult väärt seda üldse on. Ja mõõkade 9 ta on asetunud hetkel siis neljapäeva peale, võib-olla ongi see nädala nagu keskpunkt. Mõõkade 9 võib olla nagu see, et sul on plaanis kuskile minna, järsku on nagu plaanid muutuvad kiiresti, me ei saa, juhtub midagi, mingid sekeldused ja selles kaardis ma ütlen niimoodi, see ei ole sinu süü, see ei ole see, et nüüd on mingi vale või paha asi. Mõõkade 9 lase lahti, need on lihtsalt ajutised mõttetud sellised errorid ja ka mõõkade 9 ongi nagu see, et
sa mõtled asja hullemaks, kui see tegelikult on. Ja mõnikord me paanitseme ette, kuidas ma küll selle ära teen, issand kui hull. Ja siis lähme ja teeme ja siis mõtleme, aga see ei olnud üldse raske, et see ei olnud üldse hull, see oli nii kerge ja nagu päris äge oli ka, onju. Et ära paanitse nagu ette asjade pärast, ära mõtle üle. MK9 on ka une teemad, eks ole, et me peaksime endale tagama tegelikult kvaliteetse une. MK9 on mõnikord õudusunenäod või et magama ei jää, igasugused nagu unehäired, onju. Ja selle eest tuleb väga nagu hoolt kanda. Võib-olla uus tekk, uus padi, võib-olla selle magamistoas liiga palav, liiga külm, midagi seal häirib, eks ole, et me peaksime enda nagu selle une teema eest üle vaatama üldse see nädal. Ja ka tõesti mõnikord MK9 vastu aitab nagu see, et me liigume palju, me teeme trenni, toitume paremini, magame paremini ja siis need asjad, mis tunduvad nii õudsed, tegelikult ei olegi nii õudsed, et MK9 ongi nagu see, ühel hetkel see kivi langeb südamelt või et kõik saab nagu tehtud ja siis meil tekib ka see pingelangus, et on näha, et kuskil nädala keskel on see, et kuidagi üles, see stress läheb ja siis ühel hetkel läheb alla. Vaata, siis on ka see nagu pingelanguse teema, tihti inimesed ka siis natukene nagu kuidagi tõbiseks jäävad, et ole nagu selles suhtes tähelepanelik, et me peaksime MK9 ka enda keha eest väga nagu hoolt kandma, toitumine, uni, lõõgastumine, eks ole, et me saaksime nagu kuidagi sellist rahu energiat endale ka. Muidu me jäämegi nagu selles MK9 hästi nagu üle mõtlema, eks ole, ja kui keegi midagi sekeldab, mingid plaanid muutuvad, midagi juhtub, tuleb kiiresti ümber mõelda. Õnneks sul on nii spontaanne kaart õnneratas kohe siin, väga-väga kiirelt nagu selline muutustega kaasa jooksev kaart nagu mõõkade rüütel siin all kohe, et sa saad kõigega hakkama, isegi kui on hektiline, tegelikult sa saad kuidagi väga mänglevalt hakkama sellega, nii et ära mõtle üle ja võib-olla kujutad asju hullemaks ette, kui nad tegelikult on, nii et rahune maha. Järgi on meil tulemas ERAK ja Hiromant, need on mõlemad, reede-laupäev siin on ju, aga ERAK, Hiromant on mõlemad kusjuures õpingute kaardid, igasugused kursused, kooli minekud, õppimised, õpetamised, võib-olla on see mitte nagu selle aastalõpu teema, ehk sa mõtled nagu uuest aastast kuskile minna, lähitulevikus leiad endale mõne ägeda koolituse kursuse, absoluutselt nendes kahes kaardis väga-väga hea. Ka õpin uut trenni tegema, uus spordiala, õpin uut toitu tegema, õpin suhetes ennast paremini väljendama, õpin suhetes, eriti surmakaardis me õpime, keda ma tahan ja keda ma jumala eest ei taha enam, eks ole, enda ellu, vaata, et need on õppivad ja arenevad kaardid, ERAK ja Hiromant. ERAK veel enam, tema on rohkem nagu selline akadeemiline kaart, et ja ERAK tagurpidi on rohkem kambavaim, grupiga koos tegemine, ehk siis ära pusi üksinda. ERAK-u kaart tagurpidi tähendab, et sinu ellu tulevad sinuga sarnaselt mõtlevad inimesed või kui sa oled tundnud ennast natuke üksildasena või üksikuna või et ka siis vallalistele ERAK tagurpidi tähendab, et sinu vallalise aeg saab nagu läbi, on ju, et sinu ellu tulevad inimesed, kes on sinu inimesed selles ERAK-us tagurpidi, et oletegi loodud teineteist toetama, aitama, õpetama, koos asju tegema, võib-olla mingi kursus tegema koos või võib-olla tegema kunsti looma koos, on ju, et ERAK-uga tagurpidi mina võtaks kõik toredad uued inimesed enda ellu, mingid surmakaardis need vanad mõttetud inimesed laseks kohe lahti enda elust. ERAK-us on tulemas niikuinii sellised uued ja paremad. ERAK-u nagu sümbol on ka selline, et tavaliselt teda kujutatakse selle hästi pimedas, ERAK on üksinda selline, ERAK-u ka siis oluline sümbol, et tema nagu selline iidne vana tark, selline võlur suure halli habemega, ta on hästi tark ja ta teab kõike, ta ongi nagu tarkuse kaart nii-öelda, aga ta on pimedas, aga käes on tal latern. Laterna sees särab kuldkollane täht. Täht on meie hinge sugulased. Täht on ka meie enda hing, meie hinge anded, oskused, muusika, kunstid, vaimsus, vaimsed anded. Et see sümbol siis, et see on tal laterna sees ja ta särab pimeduses, ongi nagu see, et me leiame justkui iseennast ja me leiame enda inimesed ja me leiame selle õige tee. Aga see toimub ka läbi nagu arengu ja õppimise, mitte paigalseisu. ERAK peab liikuma läbi selle pimeduse, et ta ei saa nagu ühe koha peal seista nagu paigal, eks ole. Nii nagu meil oli ka Ott Arderi luuletus tõenäoliselt, kui ma hästi nüüd õigesti mäletan.
Paigalseis on pimedus ja liikumine valgus, ring ja ratas teavad peast, kus on ots, kus algus ja meil on ka see ring ja ratas, see õnneratas siin, eks ole, olemas. Ja me peamegi liikuma edasi ja Erak teab seda, eks ole, et ta ei saa nagu ühte punktiga nagu kinni jääda, aga siin on ka seda sümbolit ja seda hõngu, et sa leiad selle õiged inimesed, sa leiad enda õige raja. Ja mõnikord toimubki see korraks nagu sellise stressi hetkes või pimedas hetkes või kui meil on see paanika, vaata mõõkad 9 ja surm võivad olla suhteliselt sellised, mida ma enda eluga teen, appi, ma teen kõik valesti, vaata nagu selline tunne. Ja siis järsku meil on see Erak ja Hirament tagurpidi koos õnnerattaga õigetpidi, või see on nagu see, ei, nüüd ma leidsin selle õige asja, vaata, nüüd ma teen seda õiget rada ja vaata kuidagi, et see on nagu selline enese leidmise nagu teema ka, aga Erak on ka väga seotud kehaga ja tervisega, kuna ta on ka meditsiinikaart, on ju, et ongi mõõkad 9, Erak, mõlemad on kaardid number 9, kusjuures kaardid number 9 jätavad vana asja selja taha, tõmbavad ühe suure tsükli ja peatüki enda elus kokku. Ja Erakus siis ka toitumine, liikumine, uni, vaata, et me enda kehale annaks ka sellist heaolu, et see on väga-väga oluline, et terves kehas on ju meil terve vaim. Hirament tagurpidi, tema indikeerib suurt karjääri kannapööret, kusjuures inimesed väga huvitaval ja üllataval kombel hakkavad täiesti mingit X uut asja tegema. Näiteks, et inimene on olnud 50 aastat advokaat, ühel heal päeval kõik mulle aitab, tulen töölt ära, hakkan tegema reikit või hakkan näiteks kristalli tervendust tegema. Vaata, see Hirament tagurpidi ongi päris selline suur pööre ja see on meile endale ka üllatus ja see on ebamugav, see on imelik, see on kohatu, issand jumal, mida ma teen elu sees ja arvan, et ma sellist asja hakkan tegema, väga hea. Mida kohatum ja imelikum ja ebamugavam tunne sul on ja mõnikord meil on tunne, et ma nagu alustan midagi täiesti uut ja ma olen nii nagu alles õpin ja ma ei oska mitte midagi ja kõik teised on must targemad, väga hea, et sa oled tegelikult väga õiges kohas, sest me peamegi elu jooksul teatud ajahetkedel ennast asetamagi sinna nagu õpipoisi rolli või et selle nagu uue asja siis arendamise või õppimise või et proovimise nagu rolli ja Hirament tagurpidi on väga-väga hea kaart selleks. Hirament tagurpidi murrab välja ka mingisugustest raamidest ja piiridest ja süsteemidest, et traditsioonidest kasvõi, eks ole, et kui me oleme varem elanud nagu teatud mustrites suhetes või et õige suhe on selline või et ühiskonnas aktsepteeritud hea töökoht on selline, vaata Hirament tihti räägib ka nendest suurtest ühiskonna, vaata seadused ja raamid ja kuidas ikka elama peab, kuidas see on õige ja kes peab olema suhtes ja ikka peab saama lapsi, vaata igas, et Hirament tagurpidi hakkab nagu enda teed leidma, mitte et laste saamises ja suhtes olemises või et mingite teatud tööde tegemises midagi halba oleks, aga Hirament, tema hakkab nagu mässama, sest tema tunneb, et tema jaoks on elu saatus hoopis midagi teistsugust ja midagi muud, kui võib-olla see tavaühiskonna nii-öelda normid, mallid, piirid ja ootused ja saatused siin on ja et Hirament tagurpidi leiab nagu selle enda tee nagu ülesse ja tead, see on talle endale ka suur šokk ja üllatus on ja et elu sees ja arvanud, et ma niimoodi nüüd hakkan tegema ja siin on kuidagi sellist heureka hetke ka, et kes on tundnud, et kuidagi väsinud, stress, ma teen kogu aeg ühte sama asja, ma olen nii tülpinud, ma olen ühes kohas kinni, eks ole, ma ei tea, mida edasi, ma tahan midagi uut, aga ma ei tea, mis see on, siis sul on nagu päris head kaardid see nädal siin, et avastada väga tühja koha pealt, väga suvaliselt, väga üllatuslikult, šokeerivalt sulle endale ka, ahaa, pirnike lööb pea kohal põlema, heureka, vot see on see, mida ma nüüd tegema hakkan ja see võib tulla nagu täiesti tühja koha pealt. Telekas äkki näed mingit ühte filmis kuskil mingi üks lause või et äkki näed internetis mingi reklaami, keegi räägib enda ägedast tööst. Mul on tunne, et see tuleb hästi nagu sellisest pisikesest asjast, kasvab midagi väga suurt ja võimsat sinu jaoks välja. Et see tõttu ma kui ütleks, et pane see nädal hästi neid märke tähele, et märgid sinu ümber, mida inimesed sulle soovitavad, mis sulle silma kõrva jääb, võib-olla sa selles mõõkad 9 näed unes ka, eks ole midagi, et need märgid, kes on hea sinu jaoks, kes mitte, mis sa nüüd hakkad tegema, et päris nagu huvitavad ja pöördelised ja võimsad nagu kaardid. Ja siis meil on siin nädala kõige lõpus üks mõõkade rüütlikene ja oi, kus me hakkame rapsima, kiirustama, tormama ja tead, kui me rapsime, kiirustame, tormame, mis me teeme? Vigu ja veel tuleb maha rahuneda. Me ei saa nagu kuidagi pea ees igale poole lennata. Meil on vaja rohkem strateegiat, rohkem läbi mõelda. Igat ettejuhtuvat asja ma ei ostaks kohe, igat suvalist plaani ma kohe
paika ei paneks, mõõkade rüütliga mina pidurdaks ennast natukene, eriti siin nädala lõpupoole, et mõtlen läbi, kas kuskilt saab odavamalt, kas kuskilt saab soodsamalt. Kui ma natuke ootan, äkki saab nagu paremini teha. Miks ma praegu kohe tunnen, et ma pean kiirelt selle asja ära tegema? Kas keegi surub mind takka, kas keegi kiirustab? Kui me kiirustame, tavaliselt me ei tee väga kvaliteetselt asju ja siis mõõkade rüütliga me võime pärast kahetseda. Teine asi, mida me kahetseme, on see, et me enne ütleme, siis mõtleme. Oi, kus me võime pläkutada kellegi saladuse välja, kellegi kohta inetult öelda, võib-olla natuke taga rääkida, igasugune klats ja kõmu ja kuulujutud ja tagaselja jutud ja draamatsemine võib mõõkade rüütli teema alati, eks ole. Ja meil tuleb nagu oma keelt õppida nagu hammastadega hoidma, sest me võime väga valele inimesele väga valet asju öelda. Seega meil tuleb olla natuke nagu kuidagi maha rahuneda ka ise. Aga mõõkade rüütli plusspool on see, kui keegi vaidleb meiega, siis vaidle vastu, sina võidad. Kui keegi üritab nagu peale suruda midagi, aja sõrad vastu, sina võidad. Et mõõkade rüütel oskab ka enda ees seista, vaata, siis ta ka enda suud kinni hoia. Kui keegi tuleb midagi ütlema ja vinguma, siis mõõkade rüütel paneb talle vastu ka. Nii et tema plusspool on võidukus, isegi kui ta rapsib ja kiirustab, lõppkokkuvõttes tal läheb niikuinii ikkagi hästi, võib-olla ta natuke võiks nagu maha rahuneda selle tõmblemisega, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi nagu sinu võit. Ja mõõkade rüütel on ka nagu selline asja ajamises, ta on tegelikult soodne kaart, igast lepingud, tehingud, aga point on nagu selles, et kui sa ootad, sa saad parema diili, sa saad odavamalt, soodsamalt, paremini, kui sa natuke läbirääkimised näiteks või natuke istume selle asja otsas, mõtleme läbi, ärme kiirusta asjadega, võib-olla saad isegi palju paremalt kuidagi selle asja lahendatud enda jaoks. Aga ega see esialgses variandis midagi väga hullu ei ole, aga tead, sa saaks paremini, eks ole. Ja ka mõõkade rüütel on üsna hektiline ja kiire kaart, et kui nädala lõpp läheb selliseks tormakaks ja kiireks, siis õnneks mõõkade rüütel suudab sellega nagu toime tulla. Et tema võibki nagu puusalt otsustada ümber, sekundi pealt plaane muuta ja ta ongi nagu selline, kes ei lähe errorisse nagu sellest, kes ei hakka nagu üle mõtlema ja tegelikult oskab väga spontaanselt nagu eluga kaasa liikuda, et see on tema nagu plusspool ja näiteks kui keegi tuleb meiega rääkima, mingisugust diili, tehingut pakkuma, võib-olla ka vallalised keegi siin tuleb sinuga chattima natukene, et ka siis pöörab sulle tähelepanu. Inimene on tegelikult väga hästi meelestatud sinu suhtes, ta võib-olla natuke tormab, kiirustub, aga see on sellepärast, et sa talle väga meeldid ja ta väga tahab nagu sinuga koos rääkida, välja minna, koostööd teha, mis iganes pakkumised siit võivad nagu tulla, et mõõkade rüütlid tavaliselt nagu õukonnakaardid nagu rüütlidki ja siis indikeerivad nagu inimesi ja mõõgad on eriti nagu suhtlemine ja siis nagu kuidagi selline, mõõgad kannavadki endas siis informatsiooni, suhtlemine, telefonikõned, meilid, rääkimine, eks ole. Ja inimene lihtsalt on vägagi nagu positiivselt meelestatud sinu suhtes ja võib-olla tahab väga palju sinuga rääkida, et ka siin on seda, et ära nagu kohku sellest ära, et see tegelikult nagu positiivne märk ja tähemärgid, siis see nädal on meil surmakaart on Skorpioni isikukaart, siis Erak on Neitsi isikukaart, Hiramant on Sõnni isikukaart ja mõõkade rüütel on siis kõik õhumärgid, kaksikud, kaalud, veevalajad, et suhteliselt palju siis tähemärke siin see nädal välja tulnud on ja need tähemärgid siis võivad sinu elus selle nädala suurt rolli mängida. Kui see lugemine sulle meeldis, sa võid vaadata tiiutarot.ee, seal on ka selline suur lugemine, et mida toob aasta 2026, kui sa soovid piiluda natuke tulevikku, et mis aasta sulle toob. Suur aitäh sulle ja lähme siit edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi Mängime mängu. Selles mängus saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigi siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on see nädal valida punane kivikene, lilla kivikene, tumesinise halli kirju kivikene, siis meil on selline hall kivi, millel on vikerkaare värvilised laigud sees, kollane kivikene, valge kivikene ja roheline kivikene, kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega. Soovitan alati panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele. Muide, need kivid on siis tulnud sellest advendikalendrist praegu, mis ma enda Instagramis ja TikTokis
TikTokis ja Facebookis siis storydes jagan, et iga päev tuleb üks kivi välja, et need on siis sealt kõik pärit. Aga lähmegi siis selle nädala siis vastuste juurde ja alustame siit. Meil on roheline kivikene, tähemärgid on veevala ja kalad, nädalapäev, laupäev, pühapäev. Vastus on võib-olla. Valge kivikene, tähemärgid kaksikud, vähk, nädalapäev, teisipäev. Vastus on vali uus suund ja ei vahel. Siis sinise halli kirjukivi, tähemärgid lõvi, neitsi, nädalapäev, kolmapäev. Vastus on võib-olla ei vahel, aga rohkem selle võib-olla poole peal siit minu meelest. Siis hall kivi, millel on vikerkaare värvilised laigud sees, tähemärgid skorpion, ambur, nädalapäev on meil reede ja vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Punane kivikene, tähemärk ambur, kaljukits, nädalapäv reede, natuke ka laupäev, vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Lilla kivikene, tähemärgid ambur, kaljukits, nädalapäv reede, laupäev, vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Ja viimasena kollane kivikene, tähemärk kaljukits, nädalapäev, laupäev, võib-olla ka natuke reede ja vastus on täpselt selle ei ja vali uus suund vahel. Vot niimoodi, kallikesed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, imeline, vahva nädal. Ma loodan, et kõik sinu soovid, unistused täituvad ilusat, kaunist, ägedat pühade aega, jõuluaega kõigile. Aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!